oleme Põllumajandusmuuseumis ja värvime täna mune, lihavõtte mune looduslike värvidega. Kasutame kahte meetodit. Ühe juures kasutame sibulakoori, nii kollaseid kui punaseid, musta teed ja erinevaid tangaineid. Mässime toored munad nende värvainetega lappide sisse ja keedame umbes 12–15 minutit. Siin on nüüd looduslikud ained, millega me hakkame mune värvima niimoodi, et seome munad puuvilaste lappide sisse. Siin on nüüd punased kaselehed, kollased kaselehed, must tee, mõned tangained, kuivatatud kaselehed ja pitsijupikesed. Vaatame, kas nendega õnnestub mustrit munade peale tekitada. Alustan siis ühe valge munaga ja need munad nüüd on tõesti keetmata munad. Mässin siia ümber ühe pitsi ja võtan mõned kollased sibulakoored ja panen need muna ümber. Lisan siia koorte vahele ka mõned musta tee tükid. Vaatame, see on selline loominguline tegevus, aga täpselt ei tea, missugused ained, millist värvi võivad anda. Ja nüüd, kui pits on muna ümber ja koored samuti selle muna ümber mässitud, tuleb võtta puuvilane lapp ja muna selle sisse mähkida. Et lapp keedes lahti ei läheks, tuleks võtta niit ja see ümber muna mässida. Ja selline väikene sisse pakitud muna tuleb panna potti. Kui muna märjaks teha, jäävad tangud ja riis koore külge paremini kinni. Peale tangude sees veeretamist tuleb võtta jälle sibulakoori ja need muna juurde lisada. Kui kõik munad on mässitud, on värvainetega koos puuvilase kanga sisse mässitud, siis võib need asetada potti ja katta, panna potti nii palju vett, et kõik munad oleksid kaetud. Keeduveele võib lisada ka törtsu äädikat ja keeta tuleks munasid 12–15 minutit. Kui munad on keenud, võib nad maha jahutada, valades peale külma vett. Tõstangi selle poti kraani kaussi ja valan ja jahutan munad maha külma veega. Ja nüüd tuleb kõige põnevam hetk. Me saame pakid lahti arutada ja vaadata, millised mustrid munadele tekkisid. Selleks arutame niidi, mille enne muna ümber mässisime ära. Ja siis vaatame, millised mustrid sisse tekkisid. Siin on nüüd üks punaste sibulakoorte ja pitsiga värvitud muna. Ega seda pitsi mustrit väga palju ei ole, aga siit on näha mõned jäljendid peal. Mis siit tuleb. Siin on kaselehed ja tangud. Ja nagu näha, tuli selline pruunikas kirju muster munale.
siin on üsna huvitav tulemus. Ma panin siia kollased sibulakoored ja sellise sinist värvi pitsi ja nagu näha, see pits on jätnud niisuguse sinise mustri, et ilmselt see pits andis värvi ja siis see on ilusti jäänud siia munakoore peale.